Tere kõigile! Tänases videos ma räägin oma puhkusest Mehhikos ja ei, selle all ma ei mõtle seda skandaalset telesaadet, seal ma siiski osalenud, vaid oma puhkuse reisist Mehhikosse. No, kui täpne olla, siis tegu ei olnud, oli küll nagu puhkusereis, aga samas ka siiski nagu tööreis, kuna kes meid võib-olla Instagramis rohkem jälgib või nägi eelnevaid blogipostitusi, siis tegelikult sel korral ma läksin reisil üldse sellepärast, et teha vabatahtlikku tööd. Ja töö oli siis seotud kilpkonnade päästmisega. Kes mind Instagramis jälgib, nemad juba ilmselt natukene on näinud infot ja seal ma jagasin erinevaid pilte kilpkonnadest ja üldse jagasin oma kogemust siis Instagrami kaudu, aga ma pole varem ühegi reisi kohta saanud nii palju erinevaid küsimusi, alates sellest, et kus sa sellise võimaluse üldse leidsid, palju see maksma läks, mis üldse tähendab, et sa päästsid kilpkonni, kuidas see käib. Et neid küsimusi oli nii tohutult palju, et ma otsustasin, et okei, kui ma tagasi tulen, siis ma pean sellest tegema kas sellise põhjalikuma blogipostituse või siis video. Ja ma otsustasin alustada just videoga, sellepärast, et seda infot on nii palju, et seda tundus kirjalikult väga raske kuidagi sõnadesse panna või edasi anda, et video tundus selline parem variant ja ma lasin teil Instagramis ka küsimusi küsida, et kogu see info, mis ma siin videos jagan, on siis teie küsimuste põhjal ja ma arvan, et kuna ilmselt see video tuleb selline pigem pikemapoolne, aga ma proovin mitte liiga pikaks teda ajada, siis ma panen video alla kuhugi ka need siuksed nagu timestampid, kus ma siis kirjutan, et nii sellest asjast ma hakkasin rääkima sellel hetkel ja nii edasi, et kui teid terve see info ei huvita, kui teid huvitabki näiteks ainult võib-olla see konkreetselt kilpkonnadega seotud info, siis te saategi sinna vajutada ja siis see video viib teid sinna kohta, et teil oleks natukene mugavam vaadata. Aga alustan siis kõige algusest ja väga paljud küsisid just, et kust ma üldse sellisest võimalusest kuulsin. Mina käisin siis Mehhikos sellise organisatsiooni kaudu, mille nimi on STS ja nemad tegelevadki siis puhtalt erinevate projektidega, nii Erasmuse projektidega, mis on siis üldiselt Euroopa piires ja ka rahastatud projektid ja siis erinevate ülemaailmsete projektidega ja töölaagritega ja ka nende kaudu on ka näiteks siis minu noortekeskuses, kus ma töötan, käinud vabatahtlikud samamoodi. Ja ma tegelikult teadsin sellest projektist juba mitu aastat tagasi, ma kuulsin sellest siis, kui ma olin kas põhikooli lõpus või gümnaasiumi alguses, aga siis oli selles suhtes, ma teadsin, et ma väga tahan seda teha, aga tol hetkel ma teadsin, et tol hetkel ei sobi lihtsalt, sellepärast, et esiteks selleks pidi olema 18-aastane ja ma tol hetkel ei olnud, kui ma õigesti mäletan, ja ilmselt ei olnud, sest ma ikka päris tükk aega tagasi sellest projektist täitsa esmakordselt kuulsin. Ja pluss, kuna see on ka selline projekt, kus sa pead kõik ise kinni maksma, ehk siis tegu ei ole Erasmuse projektidega, et osad küsisid, et kas see on Erasmuse poolt kuidagi rahastatud, siis ma ütlesin neile, et ei ole. Et Erasmuse projektid on Euroopa piires üldiselt ja alati rahastatud. See projekt oli selline, kus sa ise maksad kõik kinni põhimõtteliselt. Lennupiletid kõik maksad ise, koha peal majutuse ja toitlustuse eest maksad ise. Küll aga jah, sa saad võib-olla natukene odavamalt kui siis, kui sa läheksid lihtsalt puhkusereisile. Aga siiski kulu on selles suhtes väga suur, et see ei ole selline nullkulureis nagu Erasmuse projektid on, et pärast video lõpupoole ma räägin ka täpselt sellest, et mis need summad olid ja palju siis umbmääraselt kokku läks. Aga jah, et ühesõnaga STS-i kodulehelt lihtsalt leidsin kunagi selle info ja see jäi mul kuidagi pähe, et siuke võimalus on ja tahaks seda kunagi teha. Ja nüüd see aasta, kui me oma sõbrannaga, kellega me eelmine aasta ka Filipiinidel käisime, mõtlesime, et kuhu see sügis minna võiks. Meil mõtlesime just sinna Ameerika poole minna, mõtlesime, et võib-olla mingid Lõuna-Ameerika riigid, aga siis rohkem jäime mõtlema näiteks Kuuba ja Bahamade selliste nagu saare riikide peale, mis seal USA kõrval on, aga siis meil tuli meelde, et kunagi oli ju siukene asi, huvitav, kas see endiselt toimib, vaatasime, endiselt toimib, üpris iga aasta, kui mitte täitsa iga aasta, nüüd ikka väga hea mitu aastat järjest on STS sinna Eestist vabatahtlikke saatnud ja õnneks toimus ka see aasta ja otsustasime minna. Küsiti ka siis seda, kuidas see kandideerimine sinna projekti oli ja kas olid mingid kriteeriumid, mis sa pidid siis täitma selleks, et sinna projekti valituks osutuda. Tegelikult väga nagu ei olnud, natukene pidi põhjendama küll ikka, et miks sa tahad minna, aga kuna tegu on projektiga, kus sa ise suhteliselt kõik maksad, siis mulle tundus, et selles suhtes sinna võetakse kõik, kes vähegi tahavad minna ja avaldavad soovi. Et ei pidanud nüüd 5 leheküljelist motivatsioonikirja kirjutama, et miks te just mind peaksite valima. Pigem niimoodi paari lausega lihtsalt põhjendama. Varsti tuli kinnitus, et oled valitud
ja et selles suhtes väga lihtne oli see kandideerimisprotsess ja see projekt ise kestab siis 1,5 nädalat, aga see periood, kus vabatahtlikke võetakse, on juulist jaanuarini ehk siis iga 1,5 nädala tagant vabatahtlikud vahetuvad. Et jah, kui täpsemalt nendest kuupäevadest rääkida, siis me läksime 1. jaanuaril Eestist ära ja jõudsime Mehhikosse 2. jaanuaril, mis oli siis see Dia de los Muertos tähistamise päev, mis on siis Mehhiko hingede päev ja selle tõttu ilmselt me saime ka üpris kallid lennupiletid tegelikult, et kuna me just sellel päeval kuidagi kogemata sattusime reisima, et me tegelikult ei valinud üldse selle järgi, aga iseenesest kui see pärast välja tuli, et jaa õige, me lähme ju sellel ajal, siis oli väga hea meel küll, sest et see on ju nii suur osa Mehhiko kultuurist ja paljudel kindlasti see asi meenub esimesena, kui nad Mehhiko peale üldse mõtlevad, kõik need maskeeringud ja need luukered ja näomaalingud ja kõik sellised asjad. Et jah, saime seda ka näha ja see oli väga-väga äge kogemus. Läksime jah siis 1., 2. jõudsime, tagasi tulime, siis jõudsin Eestisse kuskil 20. äkki. Et olime seal ka mõni päev enne seda projekti ja olime, kõigepealt suundusime sellisesse, ütleme, et lend oli meil üldse Guadalajarasse ja sealt me siis läksime bussiga Puerto Vallartasse, mis on siis kuskil 6 tunni kaugusel. Olime siis kõik need päevad, mis me iseseisvalt olime Mehhikos, mis oli siis mingi 4 päeva. Olime seal ja siis suundusime edasi Rincón de Guayabitusesse või tihem öeldakse lihtsalt Guayabitus, vähemalt kohalikud ütlevad, mis on siis väga lähedal Puerto Vallartale. Ütleks, et Puerto Vallarta ise on selline väga turistilinn, ta on päris suur ja ta ongi konkreetselt siuke kuurortlinn, kus ütleme kohalikke nii väga ei ela või ütleme, et elavadki need, kes seal ka töötavad ja suhteliselt kõik töötavad siis turismi valdkonnas, sest see linn on väga konkreetselt turistidele suunatud, et enamus olid seal kas USA-st või Kanadast, et eurooplasi peaaegu ei kohanud vist seal üldse, küll aga vabatahtlikud, kes meie projektis olid, keda meid oli 12 kokku, sealt olid enamus, kõik vist peale ühe, jah, olid eurooplased ja eestlasi oli meil kokku täpselt ühel samal ajal seal lausa 5, nii et meid oli seal tol hetkel koos väga palju. Jõudes siis sinna Rincón de Guayabitusesse võttis meid siis vastu see kohalik organisatsioon, ööbisime hotellis. Nimi oli küll hotell, aga selles suhtes ärge kujutage ette, et see oli midagi väga luksuslikku, tegu oli siiski pigem nagu siukse laagri vaibiga kohaga, et me olime nagu hästi väikses 2 toas tegelikult 4, et 2 magasime ühes voodis, et selles suhtes see oli ikkagi selline nimi oli küll hotell, aga kogemus nüüd ei olnud selline, nagu ma kujutan ette, et te mõtleks, kui ma ütlen teile, et me ööbisime hotellis. Et mitte midagi ei olnud viga, aga ei olnud ka mitte midagi luksuslikku ja sõime siis selle organisatsiooni juhi naine. Nad elasid seal mõlemad seal samas hotelli juures ja siis tema tegi meile 3 korda päevas süüa, ehk siis saime süüa sellist mõnusat kodust ja väga tõetruud Mehhiko toitu, kuna kohalik ise meile valmistas seda, mis oli väga-väga tore. Ja paar korda käisime koos väljas söömas ka ja siis käisime ka alati söömas Mehhiko toitu. Siis paljud küsisid ka juba enne minekut seda, et kas mul on ka mingisugused hirmud seoses Mehhikosse minemisega ja ütlen ausalt, alguses tegelikult natukene oli küll, mitte nii väga võib-olla hirm, aga natukene selline teadmatus, kuna tegu oli riigiga, kus ma ei olnud varem käinud ja pluss ma ei tea ka otseselt inimesi, kes seal oleksid käinud, et paljude riikidega on niimoodi, et ma tean tuttavaid, kes on seal käinud, kellel on väga meeldinud või olen netis näinud, et palju inimesi käib seal puhkamas, aga Mehhiko kohta ma tean, et jah, palju USA inimesi käib seal puhkamas ja Kanadast ka, aga siit nagu Euroopa poolt ma ei ole kuulnud väga, et keegi nüüd käiks Mehhikos puhkamas ja sellepärast oligi selline natukene nagu teadmata ala, et aga selles suhtes oli põnev ka, et pigem ütlekski, et oli põnev, mitte hirmus ja lugesin ka raamatut Minu Mehhiko, ma kohe toon selle, näitan seda teile. Nii, siuke raamat, siis selle kirjutas Doris Kristina Raave ja see tuli välja tegelikult mingi kuu aega enne seda vist, kui me läksime, et väga hiljuti, et ma olin väga õnnelik selles suhtes, et otsisin kuskilt rahvaraamatust või kuskilt, et äkki sellest on raamat ja vaatasin, et just välja tulnud ja kohe tellisin ära ja väga-väga mõnus lugemine, et isegi neile, kes ei plaani Mehhikosse minna, siis see on väga mõnus raamat, väga hästi kirjutatud, et ma üldiselt olen neid minu sarja raamatuid väga palju läbi lugenud, eriti just kui ma lähen kuhugi riiki, kus ma varem pole käinud, siis ma ütleks, et see oli kindlasti üks parimaid, mis ma olen nende sarjast lugenud, et kindlasti soovitan.
ja see aitas väga palju minul saada kuidagi pilti selgemaks, et ikka kui sinu enda kaasmaalane räägib kuidagi, milline see elu seal päriselt on, siis ma tunnen, et ma võin tema arvamust kuidagi usaldada, et üks asi on see, kui ma netist loen ja on kirjutanud keegi võõras, aga selle, mis siis, et ma Torist isiklikult ei tea absoluutselt üldse mitte, aga juba see, et ma tean, et ta on Eestist pärit, teeb meile mingisuguse samasuguse tausta ja ma juba tean, et ma tema käest saadud infot saan oluliselt rohkem usaldada. Et jah, see raamat aitas mind väga palju niimoodi nagu vaimselt reisiks ette valmistada ja tegelikult selles suhtes ei olnud üldse mingitel kartustel põhjust, meile seal kohe peal öeldi ka, et kui sa ei kavatse narkootikume tarvitada ega osta, siis sa selles suhtes oled üldiselt ikkagi täiesti safe. Et kui sa ise ei torgi oma nina kohtadesse, kuhu sa ei peaks torkima. Ja selles mõttes oli ka tore just käia riigis, mis mind tegelikult väga huvitas, aga kuhu ma võib-olla ei oleks niimoodi täitsa oma pead julgenud minna. Et oligi hea minna just sellise nagu projekti kaudu, sest ma teadsin, et mind võtavad vastu kohalikud inimesed, kes kindlasti hoiavad mind või kuidagi vastutavad minu eest, et see oli selles suhtes selline natukene nagu safe bet või selline nagu kindel valik, et ma tean, seal on kohalikud inimesed, kes teavad, et ma tulen ja kes minu eest kuidagi hoolt kannavad ja kindlasti mind hoiatavad, kui on midagi, mida ma ei tohiks teha ja nii edasi, et selles suhtes on see projekt väga hea võimalus Mehhikut avastada. Siis küsiti, et kas oli ka miskit, mis mulle Mehhiko puhul ei meeldinud. Ja ma mõtlesin selle peale pikalt ja otseselt ei oska üldse nagu niimoodi midagi välja tuua, et mis olid, mis ei meeldinud. Oli selles suhtes väga paljud asjad, mis ma ootasin, et mulle seal meeldivad, väga meeldisid ka näiteks toit. Mulle väga meeldis see, et seal on kõik nii elav, nii palju muusikat, seal kuulatakse ainult ladina muusikat. See sükene hispaania keel mul iseenesest juba väga meeldib, kuigi Mehhiko hispaania keel on veidi teissugune, aga suures enamuses ikkagi sama, lihtsalt natukene aktsent ja mõned sõnad on teissugused. Ja toit meeldis, seda ma vist ütlesin. See, et kõik on väga kirev, väga värviline, et eriti kui võrrelda nagu meie Eestis samal ajal oli meil siin selline hall sügis, siis täitsa teissugune elu ikka, et kõik majad, kaunistused, kõik nii värviline kui vähegi olla saab. Ja Mehhikol on nii palju omapäraseid traditsioone, mis teebki just Mehhikost Mehhiko ja kõik inimesed, kellega ma tegelikult kokku puutusin, olid meie vastu äärmiselt sõbralikud. Seda küll oli ka raamatus öeldud, et kindlasti väga vaata, keda sa usaldad, et kõik ilmselt tunduvadki sõbralikud, aga see ei tähenda, et nende kavatsused on väga head ja sõbralikud. Küll aga meil ei olnud mitte ühtegi negatiivset kogemust selles osas, aga samas mina olen ka alati selles suhtes igaks juhuks ettevaatlik, et ma ei ole niimoodi, et iga inimene, kes tundub sõbralik, ma nüüd ütlen talle ma ei tea, hotelli aadressi ja annan oma telefoninumbri on ju. Aga üldiselt jah, kõik olid väga abivalmid ja väga sõbralikud. Muidugi loodus oli väga äge, eks Mehhiko on väga suur, et natuke oleneb ka, kus piirkonnas sa oled. Meie olime ilmselgelt ookeani ääres, kuna me ikkagi tegelesime kilpkonnadega ja kõik mereelu, loodus, kõik oli väga äge, et see piirkond, kus meie olime, oli põhimõtteliselt džungel ja me puutusime seal kokku väga paljude erinevate loomadega, nii veeloomadega kui ka mitte veeloomadega, et kilpkonnad olid tegelikult ainult üks osa sellest, et väga palju me puutusime kokku ka näiteks krokodillidega, mis oli väga äge ja ma üldse ei oleks osanud seda oodata, et väga palju laiendas minu igasuguseid loodusalaseid teadmisi siis. Aga räägingi nüüd natukene täpsemalt lahti selle protsessi, kuidas käis kilpkonnade päästmine siis konkreetselt selles projektis. Sellest ma võiks rääkida väga pikalt ja väga detailselt, sellepärast et seal oli nii palju nüansse, aga ma proovin selle niimoodi natuke lühema hoida, kui see konkreetne teema huvitab teid endiselt, siis ma võin sellest teha võib-olla täitsa eraldi mingisuguse postituse või video või ükskõik mis vormis. Kõige esimene samm siis oli see, et me patrullisime öösiti randa. Ja miks üldse tuleb seda teha ja miks üldse kilpkonni tuleb päästa, on eelkõige inimeste enda eest. Sellepärast, et nii Mehhikos kui ka paljudes teistes riikides on traditsiooniks, selliseks nii-öelda vanaks kombeks, ütleme süüa kilpkonna munasid ja toorelt. Ja mida värskem, seda parem, lihtsalt see muna, mis on kuskil, oleneb kilpkonnast, aga üldiselt siuke, võib-olla siuke pingpongi palli suurune, see siis lihtsalt toorelt limpsatakse ära põhimõtteliselt juuakse sisse, see on ju täiesti vedel. Ja jah, see on põhihirm siis nendele kilpkonna munadele, mille eest
neid peab siis kaitsma. Aga muidugi on kilpkonnadele neid ohtusid ka hiljem ja neid kilpkonnamunasid võivad süüa ka erinevad loomad muidugi, kui nüüd väiksed kilpkonnad kooruvad, siis neid söövad veel enam loomi. Kõik linnud, isegi kassid näiteks söövad ära kilpkonna pead, kuna kilpkonna siis nad sealt kilbi seest kätte ei saa, siis nad söövad ainult pead ära, aga lõpptulemus on sama, on ju. Et jah, ohtusid on väga-väga palju ja sellepärast on väga tänuväärne see töö, mis need organisatsioonid teevad. Aga jah, meie siis patrullisime randa, üldiselt siuke 3-4 ühes rannas, meil oli ära jaotatud, kes mis öösel on kus rannas. Olimegi terve rannas, vahepeal saime natukene magada ka ja siis tegime uue tiiru ja otsisime siis põhimõtteliselt kilpkonna jalajälgi ja uimede jälgi siis ja vaatasime, kus ta on läinud ja kuhu ta on oma pesa teinud. Nad peidavad oma pesa päris hästi, aga meie kui targad vabatahtlikud oskasime neid üles leida ja siis sul on siukene lihtsalt selline suuremat sorti pulk, millega sa hakkad siis liiva torkima ja kui sa leiad üles selle augu, mis on suht sügaval liiva sees, sest sa tunned, et see pulk vajub sinna auku, siis oled pesa leidnud, kaevad üles, võtad munad välja. Ühes pesas on üldiselt siuke 100 muna ja võtad siis munad endaga kaasa, loodad, et sina oled esimene, kes nad leiavad, sest tihti sa näed, et on kaevatud, mitte tihti, ikkagi tegime, üldiselt olime väga tähelepanelikud, aga mõnikord leidsid, et pesa on juba üles kaevatud ja munad on ära võetud, mis ilmselgelt oli siis tehtud selle varga poolt, kelle äriks on neid mune söömiseks müüa, et me neid vargaid nägime päris tihti rannas, aga õnneks nad ei ole üldjuhul üldse agressiivsed, mis on hea. Ja võtad need munad endaga kaasa ja siis istutad oli siis inglise keeles nagu plant nad uuesti ja kas siis randa olevatesse sellised nagu võrguga piiratud alad, kus siis keegi neile ligi ei saa peale vabatahtlike või nende organisatsiooni töötajate või siis ekstra sellised, need ei olnud spetsiaalsed karbid nende pesade jaoks, aga nad olid, ütleme, sellised karbid nagu, kus sa hoiaksid näiteks jooke külmas, sellised nagu vahtplastist karbid. Sinna sisse istutad siis selle pesa ja siis paned need karbid õigesse kohta ja 45 päevaga nad kooruvad. Kui koorumisprotsess käib, siis on sinu kui vabatahtliku ülesanne siis need pesad puhastada ära, sorteerida siis põhimõtteliselt ära koorunud munad ja elus kilpkonnad, ka surnud kilpkonnad, sest ka neid ikka igas pesas on ja siis munad, mis ei koorunud üldse, et need kõik tuleb ära lugeda ja statistika jaoks siis arvet pidada, et kui palju oli mida, et väga palju oli neid munasid ka, mis ei koorunud üldse, sellepärast et neile tulid haigused külge või oli liiga kõrge temperatuur, liiga madal, pigem liiga kõrges, see oli väga-väga valav. Ja siis tuleb jah ära lugeda, kui palju oli neid eluskilpkonnasid ja panna nad eraldi karpi ja tol samal õhtul, siis kui nad on koorunud, nad tuleb lasta ookeanisse. Õhtul just sellepärast, et siis on palju vähem näiteks linde ringi lendamas, kes muidu lihtsalt tulevad ja võtavad selle kilpkonna beebi nuka vahele. Ja kilpkonnasid ookeanisse me lasime üldiselt koos kas kohalike koolide lastega, et neid siis harida kilpkonna teemadel, et enne ookeanisse laskmist me alati siis rääkisime nendest kilpkonnadest ja harisime neid just, et mis on need põhilised ohud nendele ja või siis näiteks turistidega kohalikest hotellidest, et ka neid harida. Ja siis lasime nad ookeanisse, et ookeanisse tuleb nad lasta siis mõne meetri kaugusel lainest, et see, et nad ise roomaksid selle laineni on ikkagi väga oluline just sellepärast, et nad esiteks tugevdaksid oma lihaseid mööda liiva roomamisega ja teiseks, et nad tunnetaksid seda liiva, et kunagi, kui nad siis peavad tulema tagasi ise munema randa, et nad oskaksid leida üles, kus see rand on põhimõtteliselt. Ja kilpkonnad siis saavad täiskasvanuks, ehk siis iga, millal nad ise saavad järglasi, on üldiselt selline 10–15 aastat. Et tegelikult päris pikk aeg, enne kui nad selleks on valmis ja sinna ikka jõuab umbes selline, ütleme, et 1000 on juba väga-väga hea. Ehk siis igat liiki kilpkonnad, merikilpkonnad just on tõesti väga ohustatud. Meie just tegutsesime rohkem golfiina kilpkonnadega, sest et nemad just sellel perioodil munasid kõige rohkem, kui meie seal olime ja nemad üldse selles piirkonnas olid nagu väga tihedad külalised siis. Ja kilpkonnad ise siis muidugi elavad tegelikult ju väga-väga vanaks, et selline, ütleme, 100-aastane kilpkonn on juba selline väga väärikas ikka jõudnud, aga tegelikult kui neil on kõik tingimused on head, siis nad elavad ka oluliselt kauem. Aga jah, sinna ikka kahjuks jõuavad väga-väga vähesed.
ja samuti oli meie töö ka mõnel päeval näiteks käia rannas prügi koristamas, et siis kilpkonnade elu sedaviisi paremaks teha, et tegelikult seda prügi, eriti just seda sükest mikroplasti oli rannas päris palju. Et tegelikult see oli päris hirmus ja seda enam, et meie ju nende kilpkonna beebidega iga päev tegelesime, pani nagu mõtlema, et mida mina saan teha, et neil oleks võimalikult hea elu, mitte ainult selle projekti käigus siis, mida ma saan teha, vaid mida ma saan ka hiljem teha oma kodus. Ja ma tõesti, see on mul nüüd aina rohkem südameteema, et lihtsalt tekitada vähem prügi või et kui ma tekitan seda, et see ikkagi satuks õigesse kohta, ehk siis sorteerida prügi, muidugi ilmselgelt mitte seda visata kuhugi metsa alla või ookeanisse. See on nagu minu jaoks täiesti ulmeline, kuidas üldse seda keegi teha võib, aga kahjuks selliseid inimesi on. Et jah, ka sellised teemad olid siis meie teha. Aga viimasena võtaksin siis selle rahateema ette, mis väga paljusid teid huvitas, et lennupiletid me saime edasi-tagasi kuskil 1000 euroga inimese kohta. Ma tean, et teised eestlased said veidi odavamalt, aga ma arvan, et meie puhul selle hinna tõstis üles just see, et tegu oli selle Dia de los Muertosega, ehk siis selle hingede päevaga, kus ilmselt väga palju inimesi reisis. Aga kui veab, siis sa saad ilmselt ka kuskil 800 on ka täitsa võimalik saada, aga siiski pole kindlasti odav sihtkoht, kuhu minna. Projekti eest ise, mis oli siis 1,5 nädalat umbes, natukene rohkem, pidime maksma 310 eurot siis seal kohapeal sellele organisatsioonile ja selle eest me saime siis nii majutuse kui ka söögi. Ja siis STS-ile pidime maksma 25 eurot, seda nagu liikmetasu, mida sa pead maksma ainult ühe korra, et nüüd kui me tulevikus tahan projektides osaleda, siis me seda enam maksma ei pea. Pluss siis oli neile ka veel 95 eurot, mis oli siis nagu konkreetselt selle projekti tasu, et siis rohkem selline nagu vahendamistasu ma kujutan ette, et see ei läinud sellele kohalikule organisatsioonile. Siis majutuse eest, mis me oma pead olime, me maksime kokku äkki võib-olla, mitte kokku, vaid ühe inimese eest siis mingisugune 50 euro ringis umbes, et tegelikult majutust leidis seal päris odavalt. Ja siis muidugi siia sisse ma ei arvesta üldse nagu neid, ütleme, mingid suveniire ja selliseid nagu ma ei tea, lõbusõite või ekskursioone või neid ma ei arvesta üldse, et ma pigem räägiksin nendest summadest, mis on nagu täiesti kindlad summad, mis sul tuleb maksta siis, kui sa selles projektis osaled ja ülejäänud sinna juurde on siis nagu sinu enda valik. No samas see 50 eurot majutus on ka enda valik, et kui sa lähed ainult projekti vajaks, siis sa seda ju maksma ei pea, et see läheb sinna 310 sisse. Ja transpordi peale näiteks siis Guadalajarast need bussipiletid, see 6-tunnine bussisõit, see siis kuskil üks ots oli vist äkki kuskil 30 euro ringis, aga kohapeal meil läks ka raha selle peale, et näiteks Uberiga sõita kohast kohta, kui oli selliseid väiksemaid sõite vaja teha. 10 euro eest ostsin interneti ka ja sellest ma sain siis vist 3 giga äkki, et väga palju ei saanud, aga samas ikkagi oli väga palju kasuks, sest wifi peale seal väga nagu pigem loota ei saanud, et selles suhtes oli hea, kui net oli olemas. Ja need olidki sellised kõige põhilisemad kulutused. Ühesõnaga, et selle projekti ütleme lennupiletid pluss need kõik projektitasud ise on selline 1500 ringis, pluss sinna muidugi läks veel päris palju otsa kõik need muud, ongi, ma ei tea, majutused, kui sa tahad kauem jääda, siis söök sinna juurde, kuigi süüa sai ka selles suhtes väga odavalt, et mingid takod näiteks tänaval sa saad vabalt 2 takot mingi 1 euro eest näiteks ja ise valid, mis sa sinna vahele paned. Et selles suhtes süüa ei olnud üldse mitte kallis, kui sa oled nõus niimoodi tänavatoitu sööma, mis on seal muidugi super hea ja seda ma soovitangi täpselt teha. Aga jah, et selles suhtes ütleme 1500 on selline miinimum, millega arvestada, kui sa tahad ainult seal projektis osaleda. Aga ma arvan, et ma teen millalgi eraldi postitused ka nendest kohtadest, kus me käisime näiteks siis, kui me olime omaette või kui meil oli ka aega teha nagu neid nii-öelda turisti asju, et mida ma siis soovitaksin neile, kes võib-olla selles projektis ei taha osaleda, aga kes Mehhikosse tahaksid ikkagi minna just sinna piirkonda ka, kus meie olime, et mida ma siis seal teha või näha soovitaks. Aga andke kindlasti teada, kui teil on mingisuguseid küsimusi veel, kui ma ei rääkinud midagi väga detailselt, millest te tahaks siis nagu rohkem teada, andke kindlasti teada, et infot, mida jagada on tegelikult veel nii palju, et pigem ongi natuke siuke nagu segadus, et ma ei tea, kust otsast alustada, et teie vihjed ja soovid on väga oodatud ja ma proovin nendega arvestada. Ja aitäh, et te vaatasite, loodan, et saite mingit olulist infot, võib-olla inspiratsiooni ja näeme siis järgmises postituses või videos. Tšau!